Aloha kõigile, minu nimi Kristel Laksmi-Tetton ja tulen täna eetrisse San Diegost ja nagu näete, meil on saadunud talv. Täna tegelikult sadas meil siin vihma ja seda ei ole meil siin väga kaua aega tulnud. Nii et inimesed, keda ma tänavatel kohtasin, tegelikult täitsa nautisid, tõesti nagu väiksed lapsed mängisid selle vihmaga, et see oli nii lahe vaatepilt. Ehk kõik on tegelikult kinni perspektiivis. Ja mina olen tegelikult selline väikene aaretejahtija. Ma jahin aarteid iseendas, mis on siis minu enda talendid ja kuidas ja kas ma saan nad töösse panna. Ja samas proovin juhendada siis teisi, kuidas ja kas nad saavad siis oma talentidega ühendust, mismoodi see on ühenduses nende missiooniga, kuidas see saab aktiveerida nende holistilise külluse, läbi selle siis manifesteerida nende sisemised muinasjutud nende tõeliseks siis unistuste reaalsuseks. Ja täna otsustasin ma jagada siis hirmust mõningaid lugusid ja mõned punktid ja pärast teha ka väikese üleskutse. Ja hirmuga olen ma tõesti väga-väga palju siis rinda pistnud, õppinud teda tundma seespoolt, väljaspoolt, iga külje pealt, nurga pealt ja isegi kui ma arvan, et ma juba päris hästi tean ja tunnen teda, siis alati on tal nii-öelda siis midagi, millega mind üllatada. Ja viimane nädal aega olen ma siin täiesti olnud nii-öelda siis hirmulaagri selle, sest eelmisel nädalal teisipäeva hommikul viisin siis Michaeli lennujaama, ta läks Hawaii'le asju korda ajama ja ma pidin siis ise tagasi sõitma nendel suurtel kiirteedel siin, kus on 4-5 rida, inimesed sõidavad 112 kilomeetrit tunnis või kiiremini isegi ja sa pead siis aru saama, kuhu keerata, millal ümber reastuda ja kõik siuksed asjad. Tõesti võttis nagu nii-öelda tõstis südame kurku, on ju. Ja siis ma hakkasin tegelikult teadlikult, ma tegin täitsa siukse nimekirja, et asjad, mida ma sooviks sellel nädalal kogeda, kuhu ma lähen ja kuidas ma siis harjutan veelgi rohkem selle hirmuga siis kohtuma. Ja tegelikult on tunne hästi huvitav, et kolides San Diegosse siis Hawaii'lt. Hawaii on tõesti, kuigi ta on suur saar, kus meie olime, tegelikult oma olemuselt ja elades Kailo Koonas, ta on ikkagi nagu tegelikult väike konnatiik, sest kõik on tõesti nii väike miniskaalas nii-öelda. Ja siin on tegelikult terve San Diego, kui võtta, siis põhimõtteliselt peaaegu sama siis rahvaarv on siin linnas, kui on Eestis terves riigis kokku, on ju, natukene väike vahe on seal, aga põhimõtteliselt mõtelge seda nagu siis vahet. Ühest linna otsast teise põhimõtteliselt sõidad üle tunni ja tõesti see linn on nii suur ja sellel on nii palju erinevaid nii-öelda siis nurgakesi, kus käia ja mis siis erinevad asjad toimuvad. Ja sellel nädalal võtsin mina siis ette koos oma sisemise naisega hästi palju selliseid sotsiaalseid kogunemisi, võimalusi inimestega ühenduda, kontakti võtta, osadega võtsin kontakti online teel, osadega võtsin kontakti siis füüsiliselt kokku saades. Lisaks toimetasin mitmete endale siis meeldivate asjadega, regulaarsed treeningud, kohtusin ühe siis vana sõbrannaga, keda ma teadsin juba siis Hawaii ajast ja seal läksime siis ühele nii-öelda siis kogunemisele, kus sain ideid järgnevateks asjadeks ja nädala lõpupoole oli siis ka siis see üks siuke pilootpäev, kus siis sai aidata ühel sõbral siis oma nii-öelda siis programmi testida enesearengu siis koolitusega ja igalt sellelt sündmuselt sain ma uusi kontakte, uusi sõnumeid ja uusi nii-öelda siis kutseid, erinevaid asju siis teha või toimetada. Ja pühapäeval käisin siis ka vaatamas ühte basseini, mis võib ka olla tulevikus võimalus töötada oma siis veeteraapia asjadega. Ja ka seal nii-öelda asjad ei juhtu üleöö, ka tema otsis sellist nii-öelda siis kohta, kus ta saaks siis oma asju teha 1,5 aastat, et see oli nii-öelda siis pikk protsess, aga ikkagi ta jätnud pooleli seda ja samamoodi käis oma hirmudest läbi
ja töötas oma siis unistusega edasi, et siis seda manifesteerida. Ja eile siis õhtul ma käisin siis San Diego kesklinnas ühel kogunemisel, naiste networki kogunemisel, mis oli ka väga huvitav ja seal ka jällegi kogesin hirmu, sest ma pidin kõndima päris pikka maad autoparklassis sinna, kus see meeting oli. Ja kõik siis, mis ma selle ajal kõik läbi nii-öelda kogesin, kuid kõik need kogemused on olnud tõeliselt väärt seda, sest selle nädal aega nüüd hiljem võime patsutada mõlemale oma õlale ja öelda tubli, Kristel Ra. Et tõesti ma tunnen ennast mugavamalt ja julgemalt liikluses. Mul on võib-olla 15-20 uus kontakti oma sõbralistis, paljud ka tuleviku võib-olla koostööpartnerid või kliendid, kes teab, mitmeid võimalusi juba ka kutsuti erinevatesse kohtadesse siis esinema, et selline väga lahe nii-öelda siis areng lihtsalt nädala ajaga. Ja point ongi see, et see, mida me soovime oma elult või soovime kogeda, need marjad või kirsid nii-öelda asuvad teisel pool hirmu, see varanduste laegas asub teisel pool hirmu ja me peame võtma siis tegema need teatud sammud, et sinna siis jõuda. Ja täna on tegelikult väga selline tähtis päev, sest täna on mul 5 aasta siis tähtpäev sellest päevast, kui põhimõtteliselt ma ei tea, kas ma üldse elus nii sügavale nii-öelda kuristikku üldse olengi kukkunud kui too päev. Ja ma kukkusin sinna sellepärast, et ma tegin hirmu ajal tegin ühe valiku ja see valik juhtis minu elu 4 kuud, mis lõpuks viis ikka täiesti rappa mind, nii et ma olin tõesti näoli asfaldis kinni sõna otseses mõttes. Ja ma pidin siis tegema väga kardinaalseid muudatusi ja töötades siis Mehhikos Mazatlanis ühe siis multimiljonäriga, kes oli nii narkootikumide kui siis ka alkoholiga väga-väga pahuksis ja lõpuks põhimõtteliselt minu enda elu sai ohtu, siis ma pidin sealt põgenema ja õnneks oli mul siis sõpru, kes aitasid mind tagasi Puerto Vallarta piirkonda ja sealt ma siis sain ümber kohandada ja transiidi teha siis oma uueks eluks ja uueks toimetamiseks. Ja sellega seoses ma mõtlesingi, et ma annan mõningad punktid, et mida ma siis tegin ja täna näiteks ka käisin Alanoni grupi kogunemisel ja seal oli üks naine, kes tõesti pisarates nuttis, et ta on alkohoolikuga abielus ja küsis nii-öelda, et millal on siis nagu see punkt, millal ma peaksin nagu lahkuma sellest suhtest. Ja Alanoni grupi kogunemistel loomulikult keegi seda otseselt ei ütle, et igaüks peab ikkagi ise selle otsuse tegema. Aga need miitingud tõesti aitavad saada natuke võib-olla teistsugust perspektiivi. Need on peamiselt siis inimestele, kes on siis kas pereliikmed alkohoolikutele või narkootikumidega siis pahuksis olevatele inimestele. Nii et selle koha pealt on see nagu väga-väga toekas süsteem ja minu arust absoluutselt kõik inimesed on suuremal või vähemal määral mõjutatud nendest teemadest tänases ühiskonnas. Praegusel ajal on meil isegi ju siis tehnikasõltuvus ja muud teemad, mis sellega võivad ka seonduda tegelikult. Ja esimene asi, kui sa võtad oma hirmu, näiteks võtame, minul oli eile õhtul 2 valikut, kas minna ühele teisele Alanoli miitingule või minna sellele nii-öelda siis rahvusvaheliste naiste organisatsiooni miitingule. Ja ma sain aru, et seal miitingul ka vist nagu palju inimesi kirjas ei olnud, aga mulle tundus see, et see oli suurem katsumus. Selleks ma pidin sõitma pool tundi San Diego siis kesklinna, ma pidin leidma, kus parkida, ma pidin siis leidma, kus nii-öelda siis miitingu koht on. Ja samm-sammult ma siis põhimõtteliselt plaanisin selle kõik nii-öelda ette. See on see siis, kus meie sisemine mees tuleb meile appi ja võtsin nii-öelda siis julguse rindu ja panin töösse. Ja arvestada nüüd ka sellega, et miiting sai läbi üsna hilja, nii et ma pidin sealt miitingu kohast, siis autoni oli päris pikk maa, sest parkimisega on hull teema San Diego kesklinnas ka.
ja ma pidin arvestama siis, et ma pidin nii-öelda siis sealt läbi pimeda siis selle linna kõndima üksinda siis sinna teise otsa tagasi. Ja ma sain sellega ilusti hakkama ja kui ma jõudsin tagasi koju, siis ma sain ka aru, et mitte ainult ei olnud ma ületanud oma hirmu, mul oli taskus 6-7 uut visiitkaarti, 2 siis kutset kuskile uutele siis kohtumistele ja networkidesse, isegi paar äriideed ja ka toetus siis kohtumise teema nii-öelda siis inspiratsiooni oma äri jaoks. Nii et kui see valik tuleb, et kas see või teine või kas see või üldse mitte midagi, siis ikkagi alati mõtle, et mismoodi ma tunneks ennast peale seda valikut ja peale seda valikut ja kumb annab sulle nagu parema tunde, siukse suurema tunde, julgema tunde, enesekindlama tunde. Jah, ma oleks võinud minna Alanoni miitingule, mis on siit ainult paar nii-öelda siis tänavat edasi ja oleks kindlasti ka tore ja see on alati olemas seal, ma saan sinna järgmisel esmaspäeval ka minna ja sellepärast ma otsustasingi, et ühesõnaga see teine valik oleks olnud suurem, katsumus ja nii edasi. Ja võtsin selle siis ette ja loomulikult ma tundsin ennast suurepäraselt peale seda otsust, et minna siis seda nii-öelda raskemat teed. Nii et see on siuke väga hea point, kui hirmuga nii-öelda siis tegeleda. Ja nüüd teine punkt on see, et mis pühendumise sa võid võtta selle hirmuga seoses ette. Et näiteks kui mina Alanonis hakkasin käima ka 5 aastat tagasi, siis ma võtsin kohe ette, et ma 6 korda lähen sinna nii-öelda siis miitingutele. Et mulle miitingud iseenesest meeldisid need kohtumised, aga lihtsalt see protsess, kuna ma elasin teises linna otsas, siis minu nii-öelda siis logistika nägi niimoodi välja, selleks, et sinna jõuda, pidin ma sõitma kõigepealt tund aega ühe bussiga, siis pool tundi teise bussiga ja siis natuke veel kõndima ja siis tagasi täpselt sama ja tagasi oli siis õhtul hilja ja pimedas Mehhikos ja üksinda, kujutad ette, on ju. Ja ma lihtsalt lubasin endale, et ma lähen 6 korda nui 4 ja õnneks kõik läks hästi, muidu tegelikult on ka nii, et Mehhikos ikkagi väga üksinda ei tasu öösel ringi käia, on ju, eriti välismaalasest naisena. Ja kui ma selle ära tegin, siis see loomulikult sellest tekkis väga palju uusi tuttavaid, palju tuge, palju enesekindlust ja palju asju muutus sellega seoses. Ja kui 5 aastat tagasi, kui mul see suur mats oli ja ma sealt Masatlanist ära põgenesin, siis esimene asi, mis ma sain aru ühest asjast, et kui me oleme hirmuküüsis olnud ja kui me oleme elanud siis alla oma siis võimete ja oma siis loomise väe, siis mis juhtub on ka see, et meie raha kuivab kokku ja kui meil ei ole raha, siis meil ei ole iseseisvust. Ja meil ei ole võimalust nii-öelda tegelikult ise teha otsuseid oma elu üle iseseisvalt. Me oleme alati sõltuvad teiste, mis iganes siis almustest või otsustest. Siis ma otsustasin, kohe panin paika, ma teen nüüd 12 kuud online kursuse, ma võtan sinna 10 inimest, kuumakse on neil see ja see tekitab mulle siis selle uue nii-öelda siis sissetuleku järgnevad 12 kuud. Ja ma tegin selle ära ja ma sain need inimesed kirja ja ma hakkasin tööle seal kultuurikeskuses nii, et ma majutuse eest ei maksnud, maksin sellega siis nii-öelda tööga ja kogu siis minu raha, mis tuli online kursustest, läks siis minu nii-öelda siis säästukontole. Ja mitme kuu pärast muidugi oli seda kogunenud sinna päris palju, sest minu kulud see aeg Mehhikos elades oli keskmiselt 100–200 eurot seal toit ja natuke transport ja niimoodi. Et siis ma hakkasin sealt ehitama põhimõtteliselt nullist oma finantse ja kõike uuesti ülesse. Ja see tõesti aitas see pühendumine, et see on väga-väga hea nii-öelda siis point. Ja kolmas point on see, et kui me oleme hirmunud, siis tegelikult number 1 nii-öelda siis olevus,
kes on hirmunud, on tegelikult meie sees olev sisemine laps. Ja nüüd, kui me seletame sellele sisemisele lapsele ära, rahustame ta maha, okei, nüüd me läheme San Diego kesklinnani, mul on siin kepes, telefon on kaasas, telefonijuhe on kaasas, et kui peaks tühjaks minema. Ma olen vaatanud ära, kuidas umbes, kus kandis asjad on. Maikeliga me ühe korra sõitsime sinna, enam-vähem mäletan ka, kui midagi peaks juhtuma, saab hakkama. Saab ka auto seisma jätta küsida, kui vaja. Nii. Ja raha on ka olemas, kui midagi on vaja. Kõik asjad seletasin tõesti nagu laps oleks istunud seal, vaatasin talle otsa, seletasin kõik ära ja seejärel oli rahu majas. Ei olnud mitte mingit nii-öelda põhimõtteliselt oligi okei, lähme teeme ja siis tegelikult ka veel teiselt poolt nagu seletada siis ära, okei, me nüüd lähme teeme seda, see on hästi põnev, seal on hästi palju põnevaid maju ja teistmoodi autosid ja purskkaevud on seal ja hästi palju palmipuid on ja võime isegi mõnda kommipoodi minna vaatama, äkki sa tahad mõnda kommi või midagi sellist. Ja siis ta läksid silmad nii suureks ja põnevus tuli ette ja muidugi sisemine naine läks täiesti voolama, vau, nii huvitav ka nagu põnev. Sisemine naine tegelikult väga armastab tundmatusega kohtuda ja siis sisemine mees tuli välja, et olla siis turvamees ja toetada ja hoolitseda, et siis kõik logistika, kõik asjad oleks paigas on ja turva nii-öelda siis meeskond oleks tees ja kõik toimis väga ilusti ja õlitatult, nii et väga super. Nii. Ja hirme on ka igasuguseid väga erinevaid, hirmudega saab tegeleda väga erinevat moodi ja nüüd, kui ma olen vaatanud tagasi, siis põhimõtteliselt oma 20 aastale, kui ma olen maailmas reisinud, õppinud, toimetanud, siis tegelikult see, et ma olen täna siin, kus ma olen, elan oma unistust, oma tingimustel, koos oma kuningaga, kaksikvaimuga, see on ainult sellepärast võimalik, et ma olen oma hirmuga tegelikult saanud sõbraks, temaga koostööd teinud, teda aktsepteerinud ja nii-öelda mitmed korrad ka temast nii-öelda läbi läinud ja mitte lasknud sellel hirmul ennast või oma elu juhtida. Ja nüüd, kui ma oleks näiteks terve see nädal lasknud juhtida sellel hirmul oma elu, siis põhimõtteliselt ma oleks lihtsalt istunud kodus. Ma oleks palju õnnetum, palju vähem oleks mul kogemusi, palju vähem oleks inimesi, palju vähem oleks mul enesekindlust. Ma ei oleks juba praegu lihtsalt nädal aega hiljem see naine, kes ma olen täna. Palju rohkem kraade enesekindlust, enesehinnang on tõusnud, eneseväärtus ja ka enesekehtestus on palju kordi tugevam. Nii et hirmul on seos ka kõikide nende teemadega ja tugevalt ka enesekindlusega. Nii et väga oluline nii-öelda vaadata sellesse. Ja viimane punkt on see, et kui sa tahad tõsta nii-öelda siis oma julgust, siis üks variant julguse energiat tõsta on see, et tee seda, mis teeb sind õnnelikuks, mine oma sellesse happy place'i või oma õnneliku nii-öelda siis kohta, mis iganes selleks on, kas maalimine, joonistamine, kirjutamine, mingi lõbusalt aega veeta kellegagi, mis iganes see sinu jaoks on, nii et aeg kaob ära ja sa lähed täiesti sellesse sisse, siis selles energias võid hirmust mitmeid kordi läbi käia, see lihtsalt ei eksisteeri enam hirmu, sest sa oled nii ühenduses oma väega ja oma enesekindluse, eneseväärtuse, enesehinnangu, enesekehtestusega, see ei ole mitte mingit varianti hirmul üldse näppu ka liigutada. Nii et sellised lahedad väikesed nipid, ma loodan, et need olid sulle inspiratsiooniks ja kui need olid sulle inspiratsiooniks, kindlasti jaga neid ka teistega ja enne nüüd, kui ma päris ära lõpetan, ma jagan veel ühe väikese loo. Nii huvitav on see, et nüüd, kui ma olen hakanud vaatama TED Talk'e, siis mõningad need lood hakkavad teistest kohtadest tulema ja ma vaatasin, Robin Sharma jagas sarnast lugu või oli see Erik Edmeades, ma ei teagi nüüd, kumb neist oli. Igastahes nad jagasid seda sama lugu ja see on ka hästi seotud tegelikult hirmuga.
et isa ja laps olid siis ühes ruumis, laps tahtis hästi mängida, isa ei tahtnud nii-öelda siis teha seda ja vaatas, et ajalehes oli nii-öelda siis gloobuse pilt, on ju, planeet Maa pilt, on ju, et rebis selle tükkideks, andis lapsele, et okei, pane see kokku, on ju, et nüüd on rahumajas kindlasti mingi tund aega, on ju, mässab seal. 5 minuti pärast tuli laps tagasi, pilt oli koos. Ja isa on täiesti üllatunud, et mis värk toimub nüüd, et mis sai on, et kuidas ta nii ruttu selle kokku sai. Ja siis ta ütles, isa, kuule, teisel pool oli inimese pilt, on ju. Ja kui ma selle inimese nagu kokku sain ja see isik kokku sai, siis tegelikult see maakera sai ka kokku. Ja see on nii lahe point, et kui me saame iseendaga sõbraks ja iseennast saame kokku, siis meie maailm, meie sees ja meie väljas saab ka kokku ja kui meie seesmine maailm on koos, siis väline maailmas on ka koos ja seda vähem on meie elus ka hirmu. Ja kui sa tahaksid oma hirmuga natukene siis sügavamalt toimetada ja see, mida ma ka siin jagasin, sind inspireerib, siis kõigepealt jaga seda vähemalt 5 inimesega, seda videot ja pane töösse kõik, mis ma siin jagasin. Ja kindlasti vajuta siis subscribe, olenevalt kus siis see video mul siin üleval on, kas siis like Facebooki või subscribe siis YouTube'i kanalisse. Ja kui sul on soovi tegelikult siis nii-öelda minuga koostööd teha ja avastada oma hirmu ja nii-öelda siis muutuda selleks supernaiseks või supermeheks, kes saabki nii-öelda siis hirmuga sõbralikult läbi ja kelle jaoks hirm on sõber, tuttav, hea teekaaslane, mitte teetakistus. Ja kui sa sooviksid midagi sellist kogeda, anna mulle märku, võta minuga ühendust, kas siis läbi Messengeri, Facebookis või emaili, panen siia ka video alla ja anna teada ja ma kohe väga-väga rõõmsalt võin kokku panna eriprogrammi sinu jaoks vastavalt sellele, mida sul on vaja, et samamoodi läbi sinu hirmu minna teise poole, kus sinu varandused sind ootavad. Aitäh sulle, kõike head ja kohtumiseni!